Andreas Vaher ja mäng vahepeal läks käima ka. Nagu mainitud sai, mõlemad võistkonnad võitu täna kindlasti vajavad. Üks püsimajäämise nimel, teine meistritiitli nimel. Aga vaatame nüüd selle rünnaku ja ei ole siit hetkel eriti midagi vaadata. Vaatame koosseisu edasi keskväljal 32 Vladislav Kreida ja 13 Nikita Mihhailov. Ründajad 29 Sander Alamaa, number 7 Danil Kuraksin, 10 peal Markus Poom on pühikoosseisus tasapisi ennast tagasi mängimas ja ründajana täna siis Sapinini asemel 22 Mark-Anders Lepik. Kiirelt enne kui karistusöök lahti mängitakse. Vaatame ka vingi üle, 77 Kristjan Lapa, number 4 Marko Luka, 9 Rauno Alliku, 11 Rauno Sappinen, number 15 David Andreas, number 20 Sergei Zenjov, 21 Ander Vaares, 23 Mihhail Kolobov, 30 Tristan Toomas Teeväli ja 78 Mark-Hendrik Kukk, 89 Maksim Kalimullin. Ja tundub, et minu silmad petsid täielikult ja hoopis penalti andnud. Ja korra paned silmad mööda ja magad sellise paugu ära ja teisel minutil kohe saab Flora siit penalti ja Lepik läheb seda lööma. Ja siit on kohe esimene olemas teisel minutil 22 Mark-Anders Lepik ja Flora vähemalt virtuaalselt on jälle esikohta hoidmas. Ja kiiresti käis see ja tasub tähelepanelik olla. Premium liigas jäi märkamata, et see viga oli hoopis kastis ja igatahes Flora praegu siit juhtima seda kohtumist läheb. Ja see teeb Kalevi seisu nüüd eriti keeruliseks, aga nojah, siit on näha, oli kindlasti sees ja kindlasti viga ka. Kohe alguses siin väike lohakus viga Kalevi meestel. Aga Kalev on varasemalt tulnud välja küll, kõige nii-öelda mõjuvõimsam tagasitulek oli Tammeka vastu, kus kodus läksid üsna kiiresti 2-0 taha Flora vastu, mitte Flora, vaid Tammeka vastu. Ja sealt tuldi ilusti 3-2 võidu peale, ehk siis võimalused lauas veel on. Ja loodame, et mängu huvide mõttes juba nii ka läheb, et seda põnevust siit tagasi saame. Ja päris sauna me täna siin ei näe. Aga vormi kõver praegult Kalevil just kõige nii-öelda positiivset joont ei anna. Siin viimasest 5 mängust on kaotatud, 1 mäng võideti seal karikas enda järelkasvu vastu. Ja siis tegelikult sealt järgi tuleb jälle 3. Ehk siis Premium liigas on praegu 8 mängu järjest on Tallinna Kalev võiduta jäänud. Flora omakorda paneb vastu hoopis täitsa teise vormi kõvera, kus küll on ka Levadia ja Kalju vastu tulnud kaotused, aga ülejäänud joond ju tegelikult Kristjan Kalkun on ETVs palju maininud, et jaanipäevast saadik tegelikult ühtegi kaotus kuni siis selle Tallinna derbini Flora tunnistama ei pidanud tol hetkel. Nüüd on 2 uuesti kirjas ja vaatame, mis täna siit tuleb ja väga hea koha pealt on ja ei lööda sealt peale ja pannakse nüüd üks purakas vastu kaitseid ka, aga korra olid Kalevi mehed seal täitsa vabalt löögile minemas. Aga mingi mõte jäi seal kinni ja see löök jäi natuke neila peale. Oleb siit nüüd ettepoole sööt uuesti, nüüd peab Alama siit klaarima selle palli. Jääb see pall Florale, nüüd Poomi puude ebaõnnestub ja Tallinna Kalev saab siit uuesti tulema hakata. Kalev on küll tabelisse vaadates päris keerulises seisus ja üsna, kujutan ette, et enamustel on üsna keeruline siit näha, kuidas siit peaks välja tulema selle trammi alt.
aga võimalik see on, seda nad on tõestanud. Siit saab Lepik selle palli kätte. Mihhailov ja tullakse selja tagant, aga säilitab seda palli ja nüüd Kuraksiniga väike sein ja nüüd Lepikuga suhtlus ei jää natukene korralikuks. No, siit saab jälle, vaidluskohti siin igatahes ei olnud. Viga on selge, üsna sarnane sellele penalti olukorrale. Ja kuna siin väike paus sees on, kiirelt vaatame üle, mis tänased teised mängud jäid. Paide linnameeskond võitis 5-0 Tartu Tammekat, Levadia võitis 3-0 FC Kuressaaret. Neil on ka siin A. Le Coq Arenal kolmapäeval tulemas Paide linnameeskonnaga mäng, ka üks Premiumi liiga suurimaid mänge. Ja Narva Trans mängis Pärnu Vaprusega 1-1 viiki. Ja hetkel siis siin Flora Kalevi mängus seis 1-0 Florale. Ja nurgalöögiga jätkatakse mänguga. Pall kasti ka, siit klaaritakse see ära, aga Flora mehi seal kasti piiri peal on natukene rohkem, tuleb veel üks kerge balloon sinna kasti piiri peale, aga sellega saavad Kalevi mehed samamoodi hakkama. Kui mäng hakkas üsna tempokat, siis nüüd on see mängutempo läinud natukene rahulikumaks. Eks alguses lihased on külmad ka, siukse natukene jahedama võitu ilma tõttu. Et siis on vaja kiirelt jalad liikuma saada. Om saab selle palli kätte ja saavad ka siit Alama selle palli kätte. Tuli päris julgelt, tuli Udepulu-Sorre sealt selja tagant. Küll ei tulda väga suurte jõududega Kalevi poolt välja, aga üsna agressiivselt minnakse sinna palliga mängija peale. Hetkel see veel edu toonud ei ole, aga väikest sükest rabinat on ka kogenud Flora meestelt. Enamasti küll on noored väljakul, aga mõni kogenud mehel on ka jala natukene värisema pannud. Suures pildis siis Konstantin Vassiljev ja kui tõesti peaks see hooaeg tulema see, millest räägitakse, siis küll võib öelda, et väikse sükse imega ta hakkama saanud on, koosseis on väga-väga noor, aga kvaliteeti on. Seda mängu siis 4 mängu on veel ees. Hetkel virtuaalselt Flora 72 ja Levadia ka 72, ehk siis põnevus vähemalt igal juhul tänase mängu järel säilimas on. Ei ole Floral kõige lihtsamad mängud muidugi hilisemalt tulemas. On kindlasti raske mäng Transiga, võõrsil Paidega ja Kuressaare ning Vaprus ka veel otsa. Ehk siis pigem on üsna keerulised mängud. Narva on alati Floral niisugune keeruline versapost ja Paide on ju see hooaeg juba 2 korda Florat võitnud. Ehk siis sellised on need järgnevad mängud. Ja kui nüüd minu silmad ei peta, siis tundub, et ka karikas on Tallinna derbit oodata 29. oktoobril. Samamoodi A. Le Coq Arenal. Levadia siis
huvitav kombel mängis enda karikamängu, mängis koondise pausi ajal. Ehk siis 3 meest, kes olid ka koondises, mängu vahele jätma, aga suuri probleeme seal ei tekkinud ja siit Florale tekib veel võimalusi. Ja noh, veel nii palju infot ei ole, siis Flora duubliga mängiti. Ehk siis oli siuke, kui duublid omal mängivad, siis on miniterbi, siis võib-olla see oli peaaegu et derbi. Tuleb siit ääre pealt uuesti. Poom ei leia sinna kasti ja siit väikse ala peal on Flora meest proovib midagi välja mõelda, mõtlesid nurgalöögi välja. Ja kas Lepikul on õlaga, tundub, et on midagi tõsisemat, sellepärast et Sapinen on juba rahva jaoks särgi ära võtnud ja ennast valmis panemas on. Ei ole kõige mugavam, kui kõik faktoreid siin arvesse võtta, nii ilma, eriti ilma ja juba 12. minutil, kus tõenäoliselt ükski mees veel mingit soojendusliigutusi teinud ei ole, see ei ole just kõige lihtsam koht, kus Rauno Sapinenil mängu tulla, aga ilmselt enesekindlus on laes. Itaalia vastu on nädalake tagasi juba löödud, mis seal siis Kalevile lüüa on. Kõrge palliga uuesti ja saab Flora selle palliga kätte. Tulevad väga hästi väikse ala pealt välja. Kuraksin ümber ka Kalevi meest. Sarr. Kuraksin ettepoole ka, Kuraksin tundub, et siit nüüd jõuab sinna pallini, et all lööki on, vaatame, mis välja mõtleb ja paneb latis sisse sealt. Ja tundus, et täpselt sarvede vahet Weinsteinile lükkas ja Kuraksin on sellel hooajal löönud küll. Ja Flora nüüd selle väravaga läheb kohtumist 2-0 juhtima. Ja see tuli kuidagi lihtsalt nüüd. Kuraksinile on see Premio liigas sellel hooajal 7. värav. 6 värava söödu kõrvale. Kas see nüüd oli siuke taktikaline lükke tema poolt, et täpselt keskele lati alla? Aga segadus Weinsteinil igatahes tekitas. Flora nüüd tegi vahetuse ära ka. Väljakult lahkus täna esimese värava löönud Mark-Anders Lepik ja tema asemele tuleb siis number 11 Rauno Sapinen. Tuleb väga lihtne pallikaotus siit Kalevi poolt. Markus Poom palliga nüüd. No tuletan veel korra meelde, et inimesed ei paneks nüüd otseülekannet kinni. Tallinna Kalev selle hooajal ühe korra on tulnud 2-0 seisu pealt tagasi, seda küll Tammeka vastu, mitte Flora vastu. Aga võimalik see võib olla ja põnevust loodame, et siia mängu veel tagasi tuleb. Hetkel, vähemalt hetkel veel tundub, et 14 minutiga on mäng sisuliselt ära tehtud, aga loodame, et päris nii see nüüd ei ole. Siit ja keerulisest olukorrast tullakse välja, välisküljega väga peelne, proovitakse panna, aga selle palli saavad Flora mehed kätte. Ja Famu Titimi on mitu korda näidanud oma välisküljega söödu uskust. Huvitav keskvälja mees, keskväljal on ka muidugi huvitav lüke. Viimasel muidugi Kalevi on päris palju välismängijat tulnud ju, siis numbrid said ikkagi lõpuks otsa ka. Tuleb siit Flora uuesti, Poom palliga lükkab Sapinenile ja saab kohe kirja. Sapinen saab kohe kirja ja 3-0. 15 minutit on mängitud ja seis on 3-0.
Ja nüüd hakkab tasapisi minu sinisilsus ka ära kaduma, et Kalev võiks siin veel mängu põnevaks teha, igatahes hetkel on seis 3-0 ja väga-väga napilt jõudsime 15 minuti peale alles. Aga muidugi mängu on pikalt veel ees, pikalt on veel ees. Et kui suudaks Kalev siin ühe veel tagasi lüüa, siis ehk veel näeme mängu. Aga sisuliselt võib öelda küll, et täna siin võitjast ilmselt kahtust ei ole. Enne rääkisin, et ei ole võib-olla kõige lihtsam koht, kus mängu tulla siukse külma ilmaga ja suhteliselt sisuliselt oled 10 minutit lihtsalt istunud ja tavaliselt mängijad veel nii vara sooja panema ei panta, sooja tegema ei panta. Aga näed, Sapinen tõestas mulle teistpidist. Saavad siit Kalevi mehed, ei siiski mitte, tehakse seal väike viga ka sinna lõppu. Ilusti nurka ega Weinsteinile siin ka midagi väga ette heita ei saa. Täpne löök ja sisuliselt täiesti posti kõrvale. Mihhailov palliga leiab ääre pealt Kuraksini ülesse. Mihhailov uuesti. Uussaar täna ühe väravasöödu kirja saanud on. Otsib juba tasapesi teist, Sapinen. Ja päris hästi nüüd sellest lahendusest aru ei saanud. Aga vähemalt tugevust vaadates ilmselt mingit söödumoodi asja otsis. Purje nüüd on Kalev nüüd tulemas. Purje nüüd uuesti ja jõuab ikkagi sealt Uussaar vahele. Kalev saab oma rünnakuga jätkata. Kas korralikku rünnakut kui sellist pole Kalevil veel õnnestunud ja siit see läheb ka nüüd üle peada ja ei saa sealt Smirnov ka pead vahele. Ja jääb see pall Sapinenile. Oom. Nüüd võtab natukene Flora mängutempot alla ka, ega eriti kuhugi kiirustada vaja ei ole ka tegelikkuses. Sisuliselt üle 70 minuti veel mängu lõpuni, seis 3-0. Kui räägitakse, et 2-0 on üks kõige libedamad seise, mis on olnud, et kui enne rääkisin, et Kalev on tulnud 2-0 seisult võidule, siis Floral on olnud vastupidine esitus, kus Tallinna Derbis poolajaks oldi 2-0 ees ja mängu lõpus oldi juba 3-2 taga. Uussaar. Kuraksin siin juba tasapisi piirub Sapineni poole, aga seda sõiduvõimalust sealt ära ei kasuta. Tuleb siit ääre pealt uuesti Flora. Ja siit ei õnnestu nüüd kasti panna, klaaritakse see pall kastist ära. Ja korralik rebimine käib. Neist palli kätte ei saa ja nüüd Flora saab. Uussaar nüüd palliga. No nii. Tallinna Kalevi uus noortetreener. Minu mälu ei peta siis U17 võistkonna võttis üle.
Eks meeste jalkast noorte peale. Lühikese ajaga üsna siuke värvikas karjäär juba Eestis olnud. Alustas ju teadagi Tallinna FC Levadiast esialgu, kui ma nüüd jällegi mälu ei peta, siis Levadia duublitreenerina ja siis liikus juba peatreeneriks, seal oli äkki ta pool aastat ja siis oli Paide peatreener ka siuke 1,5 aastat või isegi 2 aastat ja nüüd otsapisi Levadias üldse noorte peal. Tuleb siit Kalev ja ei lahenda nüüd seda ära. Ja võistkonna kapten ise, Vadim Mihhailov, Kita Mihhailovi vend, ei lahenda nüüd üsna head võimalust ära. Selgelt Kalevi jaoks oli mängu parim võimalus. Läheb napilt postist mööda. Pinen. Tuleb siit nüüd Kalev uuesti, nii. Jõuab noorest poisist mööda, aga natukene kogenum on uuesti vastas ja eriti sellest rünnakust hetkel asja ei saa. Aga on Flora jälle tulemas ja äärte pealt meeldib Florale sellel hooajal tulla küll. Nii, nüüd ollakse juba keskel, Sappineni sööt ebaõnnestub täielikult. Aga Kreida ei päästa seda päeva või siiski tundub, et päästis ikkagi. Aga tundub, et sealt Flora mängijates keegi tuli natuke liiga kaugelt. Suluseisus siit määrati. Mihhailov. Ussar nüüd uuesti palliga. Siin nüüd. Siin uuesti. Natukene väikses plindris, aga tuleb hästi välja. Mihhailov nüüd on natuke rohkem ruumi. Sappinen proovib väga peenelt minna, läheb ka. Nii, vaatame, mis välja mõtleb. Tõstab sealt peenelt, aga natukene kaugeks see üritus jäi. No nii, tundub, et tegemist on vasakujalgse mängijaga. Allata sealt palli panna ei tahtnud, nüüd vasakuga paneb, aga ei õnnestu see ka. Ussar. Mihhailov siit võib väga peenelt panna. Natukene õnnestus, aga pall Floral igatahes sellest olukorrast siiski jääb. Mihhailov ja Ussar uuesti. Natukene läinud selle kõigutamise peale Flora. Eriti mingit põhjust rünnata, kui sellist ei ole ka. No nii, tuleb nüüd siit kasti, aga sealt on Kalevi mehed vastas. Proovivad uuesti siit paremast äärest tulla. Mihhailov. Mihhailovina nüüd õnnestub see, Ussar võib alla panna ka, sealt on Kalevi mehed vastas, aga pall Florale jotkuvalt jääb, tuleb siit ja väga peene sööduga Kuraksin siit, aga väga kavatult läks seda proovima. Nüüd näeme siit korduses ka
esimene kord ei õnnestunud, teine kord õnnestus päris hästi. Siit üsna keerulisest olukorras, kui Raksin ikkagi sai selle löögiliigutus ära teha. Lõpuks küll läks napilt mööda, vaatame siit kordus ka. Peene sööt Sapinenilt ja siit oli keeruline panna ka raami. Aga löögile ta igatahes sealt sai. Saab siit keskväljalt vahepeal Tallinna Kalev ka pea kätte. Nägime suures plaanis Alo Pärengovi ka ja ilmselt liiga rõõmustavad mõtted seal peas hetkel ei käi, tuleb keskenduda sellele, et siit poole lõpuks vähemalt üks tagasi saada. Siis võib veel kõike juhtuda, aga kui siin Flora peaks hoopis ise ühe tagasi andma, siis läheb juba päris keeruliseks ja saavad selle väikse ala pealt selle palli kätte. Nii, Kalev on nüüd tulemas ees, eriti palju mängijad ootamas ei ole. Nüüd siit tullakse, nüüd kas vajutab ka, aga see läheb nüüd napilt mööda, õigemini üle isegi. Ja ei suutnud Ude Pulusor sealt palli raamidesse saada. Aga üsna väikeste jõudega Flora või Kalev ründafaasis on. Sealt võib otsida põhjuseid, miks täna sisuliselt on olnud kaks väga head võimalust, millest hetkel veel ei ole ühtegi ära löödud. Siit ääre pealt uuesti tulemas, jõuab pall kasti ka, aga Weinstein on seal ees. Ja Kalev nüüd peab ilmselt natukene mängu maha ka rahustama. Siin järjest need Flora rünnakud siin Kalevi kaitseid rappinud on. Flora siit saab selle palli uuesti kätte. Tuleb siit Kuraksin. Hirmsa kiirusega Mihhailov juba ääre pealt minema pani, sinna see palli jõudnud. Kreida nüüd, vahetab äärt ka. Mõõkovi poole otsis. Kalmõkov on nüüd palliga, tuleb see pall kasti, tuleb sealt ja Kuraksin on väga lähedal. Ja nüüd sai Weinstein suurepärase tõrjega hakkama, aga Flora 4 tuleb järjest lähemale. No, vaatame, palju me siit udusest välja loeme. Kuraksin igadest on ja posti tundus, et lõpuks läks küll Weinsteini kätest. Aga nurgalöögi siit Flora kätte sai. Tundub, et väike paus kuniks see toss siit väljakult ära läks. Väikse venitusega tuli see toss siin umbes 7-8 minutit tagasi. Pandi see büro seal käima. Nüüd on hakanud see alles väljakule jõudma. Tuleb uuesti kasti sealt Kalevi mehed said selle palli klaaritud. Nüüd välja mõeldakse, ääre peale see pall jõuab. Nii, saab kätte ka. Nii, nüüd on võimalus Kalevil tulla. On neljakesi oma vastase pooleli jõudnud, aga sealt täpselt jala peale kingitakse see pall.
Jüriso. Pall nüüd on kastis mehi küll, läheb pall kasti ka, Purje on seal, aga Ussar on seal veel kõrgemal. Aga saab Kalev palli tagasi. Jätkuvad Kalev, tuleb nüüd väga terav pall ja Kivilal oli seal isegi palliga raskusi. Aga jätku sealt ei tulnud, Kalev saab palli uuesti kätte. Siit on virtuaalset tabelit ka näha. Flora hetkel virtuaalselt esimene. Seda siis Levadiaga omavaheliste mängudega. Edasi tuleb Paide ja siis tuleb veel Nõmme Kalju sealt. Nõmme Kalju 32. vooru mäng on siis homme Harju Laagriga võõrsil. Ehk siis tegelikkuses ei ole teab mis lihtne mäng. Ja korraks siin seda palli kasti küll ei saa, aga nurgalöögi siit välja võitleb. Ja nagu ikka, Kreida on palli taga. Mis palli mängu panema? Kuskil läks mingisugune häirekell tööle. See meil jalgpalli mängimist ei mõjuta. Nii, tuleb siit ja Einstein saab kätte. Nüüd patustavad siin Flora mehed ka natukene. Kindlasti midagi tahtlikku seal ei olnud. Kuidagi kehvasti jäi sinna ette. Ja saab Ukrainal väljakule tulla. See peaks siis ilmselt Gert Kähari olema. Terapeut, kes oma jala A Le Coq Arena'l siin vähemalt täna valgeks saab. Ja natukene kasutab Flora mängijat ka enda värskendamiseks võimalust ära. Loodan, midagi väga tõsist ei ole, ilmselt kukkus natukene kehvasti. Ja tõenäoliselt seal loodame vähemalt, et midagi tõsist seal lõpuks välja ei kujune. Uuesti suuremas pildis. Ta siuke tuline mees ole. Aga emotsioon on jalgpalli osa. Nüüd seda emotsiooni, mis selle mehel sees on, seda nüüd oleks vaja küll. Siin Uduses päris täpselt aru ei saanud, mis seal lõpuks juhtus. Aga mingisugune plomeerika sealt igatahes üles võeti, rahvas ägestus lausa. Ussar tagant uuesti läbi. Tuult väga ei ole ka, siis toss päris pikalt on siin juba olnud sisuliselt 15 minutit. Siit nägime selle koha ära ka, mille koha pealt see ägestumine seal toimus. Purje kogemusega eriti mingit emotsiooni ei näita, korra lükkab käega minema ära ja liigume eludega edasi.
et Einstein sai seal millegi eest ka kollase kirja. Uussaar nüüd palliga. Siin nüüd pöörab sealt. Uussaar nüüd uuesti, vaatame, mis välja mõeldakse. Sapi. Poom proovib kaugelt ja see läheb nüüd natukene üle. Mängu tempo on päris korralikult nüüd maha rahunenud küll. Uuesti ja Kreida ei suuda seda palli nüüd mängus hoida. Ja on Kalevil võimalus uuesti tulla. Peale vaadates tundub, et Kalev hakkab kõvasti vahetusi tegema. Uuekesi on seal, tasapisi vähendatakse seda arvu sellega, aga päris palju mehi on seal ennast valmis seadma. Pool ajal võib-olla, et tõesti hakatakse vahetusi tegema seal. Aga eks see seis nõuab ka. Pika palliga ja üpris hea pall, aga Uussaare jaoks oli see probleemi vaba. Natukene pikama palliga selle saadakse nüüd siit kätte ja päris agressiivselt tuleb Flora ka nüüd vastu. Kui esimesel poole pigem jäi Tallinna Kalev sellega silma, siis Flora on ka selles osas nüüd agressiivsust juurde pannud. Saab vahel sellega nüüd ilusti hakkama. Korraks siin nüüd. Et teda igatahes võtab, see on selge. Vaatame, mis sellest nüüd välja tuleb. Ja mängib Uussaarja tagasi. Mihhailov, Kreida. Uuesti äärde, Uussaar nüüd on uuesti olemas. Ja ei tule pall kasti. Kreida ja nüüd tuleb madal pall, aga see õnnestub täielikult. Ja nüüd Udepulu Sorril oli võimalus pall sealt vahelt ära võtta, aga natukene õnnetult koperdas seal enne jooksu algust. Debüür Riso, Mihhailovil haiget. Floral jälle hea koha pealt võimalus pall kasti lükata. Mängib lühidalt, Mihhailov nüüd paneb madalalt ja läheb mitmest mehest läbi. Aga lõpuks on seal Kalevi mees klaariaks. Nii, Kreida nüüd siit uuesti, kas ei vajuta peale, Mihhailov. Korraks siin. Hästi tegutsavad Kalevi mehed nüüd siit, aga ja kas Pure jõuab sinna? Jõuab. Ja tuleb siin ikkagi jalg ees. Klaarib selle enda kasti piiri peale. Riso ja nüüd see pikem pall ebaõnnestub, aga Pure on seal juba pressi tegemas.
idapalliga. Tuleb siit Hussar, nüüd paneb kasti, seal on olemas küll mehed, aga ei saa sealt Sappinen korralikult pallile pihta. Ja suunamine jääb üsna poolikuks. Hussar nüüd uuesti ääre pealt tulemas, täpselt sama koosseisuga. Hussar ja Kuraksin seal kahekesi ja päris korralikult tegutsemas on. Nüüd siin eksitakse ja hakkab Flora ka siin poole lõppu väiksed eksimusi tulema. Ja kus antakse üsna kerget palli ära ja selline muster, mis me siin praegu poole lõpus näeme, see on see koht, mida Kalev peaks ära kasutama. Siit nüüd korraliku lükkega. Ja kas siit tuleb ka nüüd, ei tule siit kollast kaarti. Läks õnneks see lükkamine Mihhailovil. Nii sellised käeliigutust nii kaugelt tihti peal ikka ei näe. Mihhailov nüüd on siit ruumi, otsib Sappineni, ei leia siit Sappineni üles. Natukene pikaks jäi see pallivaldamise statistika ka meil silme ees. Nüüd nii kiirelt läks ära, et vist oli 63-37 äkki või. Siis selgelt, visuaalselt ka näha, et selgelt Flora ikkagi palli rohkem hoiab. Mäng on nende kontrolli all, eriti nad enam sinna rünnakule ei kiirusta. Vähemalt selleks pooleks on kindlasti töö tehtud. Nüüd on vaja ka mängu lõpuni vastu pidada. Kreida ja Poom siin kahekesi korralikult kombineerimas on. Kuraksin nüüd, Hussar juba jookseb selja tagant ka. Jõuab pall sinna, läheb pall uuesti alla. Sealt on jälle olemas mehed, aga natukene kõrgeks jäävad need pallid hetkel. Tuleb siit ja tuleb neljas ka. Tuleb neljas ka ja Sander Alamaa saab jala valgeks. Ja hetkel siis 4 väravat ja 4 erinevat väravalööjat. Ja kui mälu ei peta, siis see peaks nüüd sellele mehele olema äkki isegi 3. Preemoliga värav 2 väravasöödu kõrvale. Igatahes korralik litter sinna nurka läheb. Ja hetkel tundub küll, et Flora oma teed täna minemas on. Ja korralik litter ja täpselt sinna, kuhu vaja. Poom on ka täna juba 2 väravasöötu kirja saanud. Ta on siis Preemo liigas tema jaoks vastavad siis 7. ja 8. Väravsööt igati korralikud numbreid, kuigi päris pikka aega tegelikult vigastuse tõttu oli ta ka eemal. Aga hooaja alguse nii tugeva tegi, et siin on vaja ainult lõpp-punkti panna ja oled seal väravasöötjate edetabelis üsna kõrgel kohal. Hetkel siis jagab 4. kohta. Hetkel Schöning Larseni, Simkini ja Ernest Adžiriga. See on just Tristan Pajo ka Pärnu Vaprusest. Pärnu Vapruse parim sööduandja. Tuleb siit madal palli, aga siit korra võib-olla oli see usaldus palli liikumisele liiga tugev. Tundub, et 1 minut on esimesele poole juurde tulemas. Kohtunikud tablool seal ilusti silmes on. Sarja natuke üle peale läheb ja nii on. 1 minut on juurde lisatud 45 minutiga. Esimese 15-ga on Flora vajutas kohe Kalevile 3.
nüüd vajutati üks juurde. Üsna selge ülekaal ja noh, siirast loodame, et teise pooleks asi kuidagi viisi koledamaks ei lähe. Aga hetkel tundub, et sisuliselt on tänase mängu lõppresultaat küll mitte, aga kellele võime diplomi panna, see on vist ilmselt üsna selge. Aga jalgpall on ümmargune, kõike juhtuda võib, nii et kindlasti soovitan ikkagi kõigil teist poolega edasi jälgida. Ilmselt nüüd sellega esimene poolek lõpeb ka. 32 voort ja A. Le Coq Arena, Tallinna Flora ja Tallinna Kalev. Esimene poolek lõppes siis seisuga 4-0 Flora kasuks. Mõlemad võistkonnad tegid ka vahetusi. Kalev omakorda lausa et 2 tükki, kus väljakule tulid number 22 Danil Zetsugov ja 24 Shashari Sukunda. Hetkel jäi mul märkamata, kes need välja tulid, aga igatahes Flora vahetas välja Andres Vaheri ja tema asemel tuli 23 Mihhail Kolobov. Kalevist tuli välja, kui nüüd ei eksinud kohtuniku numbrid, siis Ats Purje tuli välja. Tema asemel tuligi siis Sukunda ja tuli välja ka Danil Petrunin. Ja siit Kalev nüüd tasapisi tulemas ka. Hetkel siit suuremat asja ei tule. Ei, siiski mitte ei tulnud Petrunin välja, vaid Fomo Nitimi vahetati poole välja. Ehk siis need on need vahetus, mis poolel tehtud sai. Noh, poole lõpus ka juba sai märgata seda väikest viisi siplemist seal Kalevi pingi pealt. Flora nüüd tuleb päris hirmsa hooga. Essal poolel löödi 2 minutiga siin. Võimalus veel on õhus, aga tundub, et lõppes see rünnak. Saa seda palli sealt kätte, kas nüüd saavad 3 peale kätte, ei saa, 3 meest võttis ette noor poiss ja Kalmõkov pani kõik pikali ja nüüd tuleb Flora uuesti, on Flora kastis, Alamaa, ühen täna kirja saanud, Poom tuleb siit ja läheb natukene keskele ja Weinstein korra oli selle löögitugevusega raskustes, aga ei tulemata ja Mart Poomil oli siin lähedal hat-trick söötudest. Täna 2 tükki on kirja saanud Sappinenile ja Alamaale ka. Nüüd oleks Sappinene teise saanud anda. Nüüd out ja Flora saab selle palli uuesti kätte. Vahetusest tulnud. Vov, sai ka palli puutetud kirja. On seda poolega natukene aktiivsemalt alustanud, proovin rohkem palli hoida. Kus lõpptulemus lõpuks on, Mihhailov saab pikendada, aga kannab selle natukene ebatäpselt. Sapinen palliga tagasi Florale. Ussar palliga uuesti ja läheb ääre pealt ka. Ussar nüüd tõmbab keskele, kas läheb siit löögile ka, tuleb madal löök ja Weinstein saab selle palli kätte. Ja kuigi alustas Flora ikkagi, Kalev ikkagi aktiivsemalt natukene, aga
Tagantjärgi vaadates 2 parimat võimalust on ikkagi Floral olnud ja siit antakse Kalevi poolt ka üsna lihtsalt see pall ära. Tuleb nüüd uuesti pallkasti ka, nendega saadakse ikkagi võrdlemisi hästi hakkama. Tuleb siit ja väga hea sööt tuleb siit. Poom nüüd jätab Sappinenile ka, nüüd tõmmatakse seal maa. Ei, kohtunik näitab, et puhas mäng. Laseb mängul jätkata ja hoopis tehakse viga Kalevi mehe vastu. Ja Pamijoko pääseb nüüd siit küll üsna õnnelikult järgi, no okei. Sappinen ikkagi ise kukkus sinna pikali ja võib-olla läks natukene tagasi tegema ja käest tõmbama. Aga kohtunik selle ürituse nüüd nägi läbi. Nüüd siit Poom. Rama Poomiga nüüd uuesti tagant läbi. Veering ka üks noortest meestest, kes on isegi juba 3. aastat siin põhikoosseisu piiril mänginud. Sellel aastal esimest korda ikka väga kindlalt oma koha säilitanud. Flora jätkab sellega, millega alustati. Kolgov kellest Sappineni ülesse. Kolgov uuesti. Üsna keeruline selle poole alguses on olnud küll Kalevil seda palli säilitada kuidagi. Sappinen nüüd siit ja väga kavalalt jäi sinna seisma, aga see sööt enam nii kaval ei olnud, aga siiski suluseis siit. Saab nüüd siit uuesti jätkata, aga nagu enne mainitud sai, päris keeruline olnud Kalevil seda palli säilitada. Flora mängijad on natuke nagu takkijad seal küljes ja hästi sealt kuhugile seda palli liigutada ei lase. Ja lühikese ala peal üsna kiirete söötudega tuleb Flora omakorda väga hästi välja nendest olukordadest. Ussar nüüd palliga, Kreida. Tuleb siit nüüd Sappinenile kõrge pall, aga Sappinen natukene kaotab selle palli nüüd enda koha pealt ära ja saab Kalev nüüd uuesti tulla siit. On pall ääre peal, Mihhailov. Seal eriti kuhugile kellegile seda palli suunata. Mihhailov nüüd lööb Kalmõõkovile jala peale ja säilitab palli Kalevile. Oi kui peenet tuleb siit. Mihhailov nüüd siit seda palli kätte ei saa. Ja mängitakse tagant läbi ja Pamijoko. Tuleb Kalev. Nüüd on natukene pikemalt saanud seda palli hoida. Ja nüüd tuleb midagi tarka selle palliga ka korda saata, et see siiralt ainult lihtsalt palli hoidmiseks ei jääks. Weinstein otsib pikaga uuesti. Mihhailov on neid palle kätte saanud küll ja
nüüd ei olnud vaja saada, tuli oma mees appi ja pall jääb ja Mihhailovil nüüd on natuke rohkem ruumi. Golubov on ees, Mihhailov nüüd, kas leiab löögikoha ja jääb natukene hiljaks ja Golubovile paneb korralikult vastu varbaid. Nüüd tuleb Flora ise kiiret tagasi, Mihhailov. Kuraksin nüüd. Ei tule siit seda, mida otsiti. Ei tule siit nüüd. Aga palju segadust mõlema võistkonna kastis oli. Mihhailov korra tegi hästi Golubovile ära, siis võttis selle hoo natukene maha. Kaotas tasakaalu ja sinna see rünnak jäi. Nüüd on võimalus Kalevil uuesti tulla, nüüd on natukene segadus, kuhu seda palli nüüd paigutada. Ja Mihhailov läheb sükse tugeva löögi peale, aga täpsusel on ka oma roll seal ja praegu seda paika ei saanud. Saab Kalmõõkov selle palli uuesti kätte siit. Ja tuleb Flora uuesti. Kreida nüüd otsib ääre pealt, leiab poomi üles, nüüd on uuesti Flora tulemas siit alama palliga. Ja proovib seal ise veel ette võtta, ei ole eriti palju variante ja läheb see pall siin vähemalt korra pausile. Kalmõõkov saab selle palli uuesti kätte, Mihhailov. Ja kastis seal ainukese mehena on Sappinen, aga seda meest, ainult seal üksinda on, siis on päris keeruline otsida. Siit saab nüüd väga hästi, tuleb sealt olukorrast nüüd välja. Golubov leiab Ussarile söödu, siit tuleb äärevahetus ka, nii Alama nüüd. Ja Vuutega võtab omaks ja paneb raami ka, aga see nüüd seda tulemust kohe kindlasti andnud, mida vaja oleks olnud. Aga saab Kalev uue võimaluse. Nüüd on vaja tulla, 4 on vahe ja Golubov kingib selle palli nüüd siit edasi ja tuleb nüüd Kalev. Ja selle poole esimest korda on siin väga palju ruumi. Tulla tuleb kasti ka ja ebaõnnestub see täielikult Ürisool. Ja see nüüd ebaõnnestub ja Kalev raiskab järjekordse hea võimaluse. Ja Flora kingib neid võimalusi küll Kalevile. On vaja ainult ära kasutada. Aga ei ole kasutanud veel. Tundub, et Kalevi puhul on tulemas veel siin vahetusi. 2 meest on ennast valmis pannud. Üks nendest... Vaatame kohe üle ka, kes need mehed võisid olla. Üks meest võib olla ja siit on vahepeal kasti jõudnud Flora. Sappinen proovib pöörata, aga pöörab ebaõnnestunult, aga Usta tundub on üks mees, kes tulemas on. Teine mees Kalevil on Moša Felix Sambe. Ehk siis täiendab veel värskete meestega Kalev mängijaid. Ei oma korda tegelikult Floral väga hea võimalus kasutamata. Ja küsimus, kes need mehed on, kes nüüd ruumi peavad tegema. Üks mees tundub, et on olemas, on 20 Michael Udepuluzor, kes on, võib öelda, et Kalevi kõige ohtlikum mees tänases mängus Mihhailovi kõrval. Aga siit nüüd on ruumi, nüüd on Flora kõrgel. Aga võeti nüüd kohe Ürisoo, võttis kohe oma puutega selle hoo maha ka. Nüüd on juba terve Flora tagasi. Nüüd saab Sappinen päris kõrget selle palli kätte, nüüd on võimalus tulla. Markus Poom tuleb siit sööt ka ja saab, kas saab, ei saa. On Weinstein seal olemas ja tundub, et hoopis Sappinen on see mees, kes patustab siin reeglite vastu. Ja igatähes suund selline on. Nii, üks mees, kes ära tuleb, on Vadim Mihhailov.
peab siis kapteni paela kellelegi edasi andma. Teine mees on 20 Michael Ude-Polosor ja nende asemel tulevad 50 Mossa Felix Sambe ning number 9 Daniel Pusta. Siin on muidugi natuke õnne ka, et see pall ja päris valusalt tal käe peale astub. Sappinen kollaskaarti, ma ei tea, kas sai nüüd selle eest, aga Tanel Üprus on täna küll päris heas vormis. Midagi eriti märkamata ei jätta. Nii, nüüd hakkab Flora ka tasapisi oma vahetustega peale tulema. On Sergei Zenjov ja number 15 David Andreas on teine mees, kes ennast valmis pannud on. Nii, tuleb nüüd uus mees Samme, kohe võtab ette ja nüüd juba kohe takerdub ka. Ei saa siit nii kergesti mööda nendest meestest. Ei saa Sappinen siit seda söötu ära anda. Takerdub ikkagi mängijate taha. Ei märkamata, kes selle kapteni paela sai, aga tundub, et selleks meheks on Kalevi puhul siis see Suugov äkki või? Vaadates kellegi muul Kalevist ei näe. Palliga mängib tagant läbi, nüüd tuleb Kalev ka natukene kõrgemalt, aga ääre pealt jäävad numbrid väikeseks. Siit ja korra tundus, et oli löögikoht ka, aga seda igatahes praegult ära ei kasutatud. Aga Kalev jätkuvalt tulemus on ja jätkuvalt mitte just kõige suuremate jõududega. Pigem tundub, et turvaliselt jääb vähemalt 5 meest rünnakule minemata. Tuleb siit nüüd leitakse lahendus, aga lahendus leitakse Sambe jalast ja Sambe jalast see läheb outi. Nii, Flora vahetused ka. Väljakule tuleb Sergei Zenjov number 20 alt. Tema vahetab välja sihukese mehe nagu Danil Kuraksin ja teise mehena lokub väljakult number 10 Markus Poom ja 15 David Andreas tuleb väljakule, mees, kes siis liitus sellel hooajal amatöörlepinguga. Ja ütleme niimoodi, et selle mehe käest on saanud kindlasti rohkem kätte, kui amatöörleping ette näeks. On sellel hooajal Premium liigas mänginud 8 mängu, löönud 2 väravat, need mõlemad on Tallinna Terbis. Kusjuures ja andnud 1 väravsöödu, ehk siis statistika 2002 sündinud mehel on üsna viisakas ja on mille pealt varsti läbirääkimisi pidada profilepingu osas. Et aga järgmine hooaeg sihuke mängumees neil säiliks. Ja vahetab siit ääre ka, aga sealt on jällegi Kalmõkov olemas. Ja eriti seda ja sellel poolel on Kalmõkov kuidagi eriti silmapaisvalt ette võtnud ja leidnud eri lahendusi, mida teised mängijad näidanud ei ole väga palju sellel poolel. Nüüd ei saa Alama seda palli kätte. Tuleb äärevahetus uuesti ja Kalmõkov saab ka selle palli kätte, küll Audiga. Kätte ta sai, ei lasknud seal kiirrünnakusse minna. Kreida siin väikse kavala Varbalükkega palli kätte saanud, aga seda ei olnud vaja. See pall Florale tagasi tuleb, Andreas. Flora igades uuesti palliga on, aga eriti nad ei kiirusta sinna kiiresse minema. Aga kingitakse omakorda. Andres kingib selle palli uuesti tagasi ja teeb pea ka seal. Võtab kiirrünnaku maha. Ja väga palju ei saa ma öelda, et ma just liiga suur kohtunike kiit ja
oleksin, aga täna võib küll Üprust kiita. Üsna ikkagi niisugune tasakaalukas vile ja ei lase ennast väga petta seal olukordades, erinevates olukordades, kus mu esmapilk on üks, ma näen kordus siin ja siis ma saan aru, et tegelikult on kohtunik väga otsuse teinud. Et loodame, et ta nüüd seda kuulab, kuna ma tean, et kohtunikud just liiga palju kiidusõnu ei saa. Igades Flora on siin uuesti tulemas, jahtimas oma 5. ja Kolobov seal keskväljalt. Tundub, et sellised soolomehed on, et Flora keskkaitsjad Tõugjas on üks mees, kes tavapäraselt on näidanud neid asju ja Kolobov nüüd teeb kohe järgi, mis treenis nägi. See pall jääb ka nüüd. Kalev nüüd omakorda jällegi saab natukene pikemalt seda palli säilitada. Ja selle poolel on nad natukene rohkem seda saanud teha ja tuleb väga kaval sööt. Aga Usta ei lugenud seda kavalat söötu läbi. Jägi siuke omavaheline suhtlusest jääb päris palju puudu praegult. Väga palju lahendusi jõuavad niimoodi, et sa kõrvalt vaatame muidugi on väga lihtne seda kommenteerida, aga vaatad, et justkui nagu väga hea lahendus, aga ei saada üksteisest aru. Et jääb kuskil natukene suhtluses vajaka, siin oli Flora korra veel kastis ka. Aga ei. Siit hetkel veel 5. ei tulnud. Flora jätkuvalt palli hoiab üsna sarnast pilti näeme siin terve mäng, seal tulevad mingid momendid, kus ikkagi saab Kalev ka natukene palli hoida, aga need momendid jäävad üsna nagu üürikeseks. Ja siis lõpplahendus lõpuks on see, et ikkagi üsna nagu kerge lahenduse pealt lähevad need palli kohe kautsi ka. Fännidel ka rõõmu. Kui hästi otse ülekandesse see jõudis praegult, aga korralik õige tuli. Nii, Veering palliga. Kalmõkov. Kreida nüüd juba ääre peale vaatas, aga sinna ta hetkel ei pannud, kas läheb hoopis löögile. Lööki jalga tal on, aga nüüd ei natukene sööt ebatäpseks, saab Kalev palli tagasi, aga ei ole sinna ettepoole lahendusi. Nii, väikse togimise eest. Kalev nüüd saab uuesti alustada. No tõesti natukene on rohkem saanud Kalev palliga olla, aga esimesel poolel oli Kalevil need võimalused natukene paremad. Ehk siis natukene tundub, et Flora muidugi laseb ka natukene rohkem palliga mängida. Tuleb see ära lahendada ja siit Sambe saab väga hea koha pealt palli nüüd kätte, aga ei ole seal kastis kellegile panna. Kas nüüd tuleb midagi? Ja oi kui peene sööt, aga Usta ei saa seda palli kätte. Ja kui peened prooviti nüüd teha siit. Aga hetkel
tulemust selle taha ei tulnud. Sukunda sööt oli muidugi suurepärane. Natukene siin rahvale ka. Ta saab siit löögile, aga üsna armetuks see hetkel jäi. Päris keerulisest olukorrast nüüd välja. Kreida nüüd palliga. Aga ei leia neid lahendusi. Aga Beering leidis. Senjoffi teiselt äärelt ülesse. Ussar nüüd ja seda ta oskab. Tuleb keskelt siit läbi ka. Nüüd on vaja sööt leida. Ja leiab ka Mihhailov, Senjov. Ja tuleb alla ka, aga sealt on jällegi Pamioko ees. Seda nurgalööki Poomi lahkumisel andmas on ja tuleb siit 5 ka ja Sergei Senjov on see mees, kes selle ära vajutab ja tundus nii lihtne ja Senjov on seda juba pikemalt aega teinud, täpselt selliseid asju peaga ära vajutanud ja see nüüd oli tema jaoks lihtne saak. Vassiljev ka, siuke tasakaalukas mees, võib-olla liiga suured tähistamised ei ole, aga kui ikkagi sõber Sergei värava lööb, siis väike naeratus sealt ikkagi tuli. Aga tundub, et teeb ka Flora vahetuse, on tulemas 21 Andero Kaares. Ja kes lahkumus on? Vladislav Kreida äkki. Jah, tundub nii. Vladislav Kreida väljakut ära tuleb. Nüüd näeme siit kordus ka. Kui palju on Sergei Senjov selliseid löönud? Kui palju ta on selliseid löönud? Igatahes Eesti koondise legend ja võib-olla tasapisi ka Flora legendiks tõusnud mees. Lööb 5. Kalevi võrku. Ja selge see, et võitja on täna selgelt. Õnneks teine poolek ei tulnud nii õnnetu esimesed 15 minutit kui esimesel poolajal. Ja on Kalev suutnud seda seisu hoida 0-0 pealt. Aga ikkagi üks siit ära tuli hetkel. Ussa päris korralikult laamendab seal. Saab Kalev nüüd uuesti tulema hakata, aga no noored poisid, kes pingi pealt on tulnud, nendel kindlasti tuhin on veel sees ja nüüd oligi Sambe soluseisus või oli see Usta, kes soluseisus oli ja piisavalt palju segas siin kaitsefaasi mängijaid. Kalev sisuliselt täna ikkagi, kui need kaks olukorda arvata, siis nüüd metsikult ohtlikuks ausalt ei olegi saanud Flora väravale. Suhteliselt selge ülekaal täna olnud on. 15 minutit on veel mängida. Ilmselt selle ajaga ikkagi 5 väravat ei löö ja Kalevil on vaja
10 punkti vähemalt. Et Tammekast mööda saada, see muidugi tähendab seda, et viimased 4 mängu kõik Tammekaga kaotab. Et siis matemaatiline võimalus on kõik selge, aga minu teada ka omavaheliste mängude puhul peaks Tammeka ikkagi olema eespool, kui peaksid võrdsed punktid lauale jõudma. Selle jaoks on vaja ikkagi päris metsik trall ära teha, kui sa vaatad neid järgmisi mänge, järgmine kohe nädala sees kolmapäeval Nõmme Kaljuga, siis tuleb nädalavahetusel Tammekaga. Ütleme niimoodi, kui see mäng seal ära võtta, siis on võimalus see 6 punkti peale tuua. Aga see tähendabki seda, et järgmised 2 Harju ja Kuressaarega tuleb kohe kindlasti võita. Praegu omavahelised mängud on Tammeka võitu 2 ja Kalev võitnud 1, ehk siis selle kõige viimase, kui 2-0 taha jäid. Et sisuliselt seal on mingi võimalus veel elab tegelikult. Aga nüüd natukene olenebki, kui Tammeka peaks võitma oma järgmise mängu, kelle vastu nüüd mängisid, tulen selle kohe üle, Harjuga võitma oma viimase mängu järgmine kolmapäev ja Kalev saab kaotuse Kalju vastu, siis tegelikkuses kaob ka matemaatiline võimalus ära, siis on 12 punkti vahe ja on see nagu ära lõpetada. Juba sellepärast oli tänane mäng Kalevi jaoks väga olulises rollis, sest Tammekal selgelt on variandid suuremad ja siit pannakse latti ka veel. Aga siit vastrünnakut kohe ei tule. Kaares sai päris vabalt tegelikult löögile. Aga ilmselt praeguses momendis ilmselt see usk on ka tipa madalamal tasemel, kui ta võiks olla. Aga ei ole just mis lihtne olukord, milles olla, kui sa oled 5-0 taga võõral väljakul. Ja sa tead ise ka tegelikult, et kui järgmine mäng nüüd peaks kaotus tulema ja teine võistkond võidab, siis tuleb järgmisel aastal arvestada tase madalamal mängimisega. Aga võib-olla suures pildis see ei ole võib-olla kõige kohutavam samm Tallinna Kalevi jaoks, et tegemist noore võistkonnaga. Eeldatavasti siis lahkub ka mõni välismängija. Ja see rõhk tõenäoliselt, kui praegult on juba väga tugevalt noorte peal, siis see rõhk ilmselt läheb veel rohkem noorte peale. Aga Kalev teeb vahetuse ka. Väljakult lahkub 21 Danil Petrunin ja asemel 16 Aleksander Surõgin. Tuleb siia viimased 13 minutit. On tema päralt. 2006 sündinud mängumees ja neid ei ole mitte vähe siin. See aasta juba 1400 mänguminutit kokku saanud, aga huvitaval kombel, eks Ats Purje päris korralikult ilmselt seda keskmist sünniaastat rikkus, aga Flora keskmine vanus täna on aasta ja 2 kuud madalam. 23 aastat ja 2 kuud on Flora keskmine vanus ja täna oli Tallinna Kalevi keskmine vanus 24 aastat ja 4 kuud. Aga ilmselt ongi siin keskmist vanust tõsmas Ats Purje. Ülejäänud mehed tegelikult on kõik väga-väga noored.
nüüd tagant uuesti läbi mängida. 11 minutit on mängu lõpuni veel minna. Üks korra väikse kingituse veel Kalev endale teha. Võib-olla läheks mängu lõpp natukene põnevamaks, aga 5 väravane vahe on ikkagi üsna määrav. On näha, et noortel meestel usk vist kadunud ei ole. Kui aegalt näeb noortel võistkondadel, et selliste seisude pealt sukast väikest lonkimist. Praegust seda ei näe, kõik mehed tahavad tõestada, et nad tegelikult kuuluvad siia. Siit Kalevaga ei leia sealt ühtegi lahendus ja päris keerulises olukorras lõpuks tuleb tagant läbi mängida. Ja saab väga hästi hakkama selle Kalmõõkov ja Kalmõõkov on küll teise poole ajal suurepärast mängu näidanud ja tuleb väga hea sööt ka seal Sapinen nüüd palliga. Tuleb ääre pealt Sergei Zenjov. Tuleb veel klassikat äkki keskele ja rista. Hetkel veel ei tule. Mihhailov. Tuleb uuesti ääre peale. Rama ei saa nüüd seda söötu ära antud. Nüüd kas jõuab Usta sinna. Usta väga hästi läheb sinna pressi. Golubov natuke raskustes ka, aga lõpuks suudab oma jalad piisavalt maas hoida, et see tagasisööt kiirelt ära teha. Ja on Flora jälle ise tulemas tasavisi. Siit ja väga hästi saab Kaares selle palli kätte. Väga hästi saab, vaatama, kas nüüd saab löögile ka. Ei, otsib sööt hoopis nii väikse ala peal. Ja süke Barsaliiki ja Andreas ei saa siit, aga Sergei Zenjov ei saa ka siit. Ja jääb ka Sergeil Zenjovil oma teine löömata ja siin väikse ala peal jäid Flora mehed natukene liiga peeneks minemas. Vaatame nüüd siit kordus ka sellest löögist ja muidugi palju mööda ei läinud. Just kõige kergem nurk võib-olla ei olnud. Aga igatahes siit Floral 6. ei tule ja kas nüüd tuleb siit? Ei tule siit ka ja Einstein on seal olemas. Ja Sapinen oma päeva täis kätte ei saa. Hästi muidugi pööras ja Sapinel kuidagi anti seda ruumi seal, et ära pöörata. Mihhailov paneb palli kasti, madalaks jääb. Kas nüüd saab Kalev kontra kätte? Ei saa siit ka või siiski Sambe palliga. Ja otsib ettepoole, aga natukene tundub, et on meestel need täpsused just paigast ära. Tuleb trenni uued joonlauad osta. Siin korduses ka, kuidas Sapinen pööras ja löögile sai. 488 inimest on täna mängul. No nii, Jürisoo võtab siit ette. Võtab, aga ei leia seda jätku. Flora seisab praegult väga-väga hästi. Ja Kalmõõkov jällegi, kes selle palli
minema virutab. Korra jõuti kasti ka, aga need lahendustele punktid jäävad panemata. Oli seal Kaares minemas ka, aga ja oma meestel see märkamata. Kaares, Sapinen. Mihhailov ja nüüd ei saanud omavahel suheldud, kumb seda palli nüüd võtab, kas Denjov või Mihhailov. Lõpuks ei võtnud kumbki meest ja tuleb väga peene sööt siit, kas Kalmõkov jõuab sinna ikka. Ja Kivila ka julgelt teeb puut ette ja paneb sinna äärde tagasi. Sapinen. Sapinen on juba üsna madalale tulnud seda palli küsima. Parima väravaküti tiitlit ikkagi kinnitada siin. Minutit on veel normaal lõpuni. Siit saab vahepeal Flora ka palli tagasi ja nüüd on võimalus kontrasse minna, seal mehi on ees küll. Ei tule praegu seda lahendust. Joff läheb ääre peale Hussar, nüüd tuleb pall kasti ka, aga sealt on mehed vastas. Kas Kaares saab sealt löögile? Ei saa Kaares ka. Pamijoko on jälle ees. Ja nüüd Kalevil võimalus tulla, nüüd on natuke rohkem ruumi ka, Ustal oli seal ruumi, aga pannakse siia äärde Sambele. Sambe nüüd palliga, Usta kastis ootamas, vaatame, mis välja mõeldakse. Sambe nüüd tuleb madalalt ja Usta löök ebaõnnestub täielikult. Ja keskele üsna süke, löögi tugevust oleks olnud, kui oleks äärde löönud. Aga jääb Kalevil hea võimalus siin kasutamata. Ja üllatavalt palju ruumi oli seal Ustal ka. Väga hästi välja mängitud ründe koht. Me proovib siit korralikult kaitsetööd ka teha, see tal õnnestub. Nüüd on Sambel seal ääre peal ruumi küll, tuleb ka talle ja natukene selja taha jäi see. Natukene jäi selja taha. Andres nüüd palliga, leiab kohe keskelt Sapineni ja Sapinen ei saa seda palli hoitud. Tuleb jällegi Pamijoko. Pamijoko päris korralikult kiusanud seal Sapineni terve selle mängu jooksul. Keskelt läbi. Rovi sööte ei jõua nüüd kohale ja saab Flora uuesti tulema hakata ja Andreas nüüd kingib kergelt palli ära. Lutaja, Smirnov. Väga hästi pöörab sealt Andrese pealt ära ja nüüd jällegi. Juba mitmenda korda see sama asi, mida ma siin Poola ja keskpaiga rääkisin. Väga palju on olukordi, kus tundub loogiline sööt, aga ühtest arusaamine sellest jääb nagu vajaka ja tulevad lihtsalt pallikaotused ja jäävad rünnakutel väga suured miinused sisse. Ja kingib siit, see oli nüüd muidugi individuaalne eksimus Jürisoo poolt, aga pall Florale tagasi kingitakse. Ohtlik mäng Kaarese poolt ja kohtunik noorele poisile natuke selgitustööd ka tegema, mille najalt ta selle vea andis siin hetkel. Nüüd ei saa nüüd seda palli kuidagi viisi kätte. Oramehed Kalevi käest. Tuleb siit. Ja nüüd on ääre peal minekut küll, nii, Palutaja, läheb pall kasti, madal kall kasti, kas Sambe löögile ja seal on Kolobov vastas.
ja üsna sarnaselt mängiti see olukord lahti. Flora tol hetkel ei olnud seal eriti midagi teha. Käis laudis ka, ehk siis see pall jääb Kalevile hetkel. Mängu lõpus siin on tekkinud küll Kalevil võimalusi, aga ei ole neid just eriti hästi ära kasutatud. Paares nüüd ja otsib väga hea sõiduga Sappineni, seal nüüd on Sappineni ruumi ja on ruumi, kas Sappinen paneb täna teise ja paneb teise. Ja Flora lõpetab mängu täielikult ära 6-0 ja see on nüüd see punkt, mida Flora otsis. Mitte et 6-0 oleks kuidagi rohkem eest jooksmine kui 5-0, aga selge see, et mingi surve see jälle maha võtab ja kas kohtunik ei lõpeta. Korra tundus, et hakkavad juba ära minema, aga ei. On 90 minutit kohe täis ka, 4. kohtunik, no vähemalt ei näita, et hakkaks seal midagi näitama ja ikkagi lõppend ja on see mäng